Tervist! Selles videos räägin siis loo, kuidas ma arvasin, et ma lähen lihtsalt ühte tavalisse trenni, aga sattusin tartlaste viha alla. See olen mina 8:30 trenni minemas, siis 9:25 tegin ma sellise video. Rulli sõitmine toob ikka huvitavatesse kohtadesse, aga ei, väga ilus on. Peale seda sõitsin edasi kergliiklusteel, mida on näha siit videost. Kell 10 tegin sellise video, et enda Instagrami story'sse panna selle. Pean ootama. Otepääl seda ei juhtu tavaliselt. Peale seda oligi trenn tehtud, jõudsin koju, käisin pesus. Siis läksime Egertiga body therapy'sse, tegime seal väiksed teraapiad ja filmimised. Ja siis mulle kirjutatakse, et kas sa oled sina sõitmas rulli ja reaalselt minust on video tehtud ja pandud siis Threadsi üles. Mul ei olnud isegi seda Instagrami, Twitteri äppi ja nüüd tõmbasin ja loeme Egertiga siis neid kommentaare. Aga jah, näitan seda videot. Ja põhimõtteliselt taustalugu on see, et käisin sõitmas. Sõitsin siis tüdruksõbra juurest, tegin ringi ära ja siis sõitsin tagasi. Ja siis ma nägin, et foor on roheline ja tavai, et ma tõmban nagu veits kiiremalt. Miks sa ütled minu kohta enda tüdruksõber? Mul on su elukaaslane. No okei. No see kuidas jah, nagu öelda. On ju, igatahes. Ma võtsin jah, enne selle video ajal võtsin nagu hoo ülesse, et sõidan rohelist läbi, et ma ei viitsinud seal kõnniteele sõitis, see oli nii kitsas ja nagu käis nüüd üles alla, pluss ma kartsingi, et nagu äkki jalakäijatel on punane, siis nagu äkki on jama või igatahes. Siis ma mõtlesin, okei, kui ma sõin sama kiiresti, kui autodel on seal lubatud, siis on okei. Ja siis veits peale see videot hüppasin kõnniteele ja lasin nagu kõik mööda, et nagu selles mõttes päris huvitaval hetkel on filmitud ka. Ja nagu ma isegi vaatasin, nagu minu arust see mees sõitis ja tegi suitsu siis, kui ta must mööda sõites. Ma just mõtlesin, et see ehk siis sul joppas. Ta tegi allikenti just on ja. Ta tuli rahus. Ta käis just, kui võttis Olerexist kohvi. Okei, ma nüüd tanklast, ma ei tee siin mingi reklaamiga tegema. Aga ta tuli just ja ta vaatab. Tal oleks muidu närv nii must olnud, kui tal poleks kohvi ja toba ajal tees. Saad aru, see oleks, lõuga sa poleks ilmselt saanud, ma eeldan, see oleks peale jäänud, sest ta fysiik oleks kehva olnud. Aga tal oli auto. Mis auto tal oli? Minust oli siuke Volkswagen Polo tahaks öelda, siuke nagu väiksem siuke. No ta oli juba kuri, maailm vihkab teda, ta vihkab maailma. See toba on ainuke, mis teda veel nagu hoiab siin. Ja ta tuleb ja ta ei usu enda silmi. See sama asi, mida ta tegi viimati 6. klassis talvel, suusatamine, mida ta vihkab nii kogu südamest. Ja ta ei usu oma silmi. Ja ta näeb seda ja ronibki siia linna vahele, jah. Ja siia on nüüd vaja tulla kekutama kaigastega, jah. Ja ma räägin sul joppas, et ta siin talle jäänud. Lihtsalt mõtle. Väga võib-olla ebatervislik mõtteviis, aga kas Martin Imma elu võis praegu päästa lihtsalt üks hall kent? Lihtsalt üks toba. Aga jah, no okei, igaks üks ma pean ütlema, et võib-olla tema keeras ära sealt foori juurest ja tuli mingi teine vend, kes ei filminud mind. Aga igatahes jah, Threadsis ma olen. Tema pani siis, et kellegil oli mure, et ratturid sõiduteel, tere tulemast Tartusse. Ja siis see video, sellel on 72 laiki, see on 4 tundi tagasi pandud, 22 kommentaari. Aga esimene kommentaar siis. Kommentaar on nii palju, et saad valida juba 4 tunniga. Mingi arengu... Ma ei saa. Sa ei loe välja või? Ma ei oska lugeda. See ongi arengupeetus. Mingi arengupeetusega vaimuhaige ja sellele ka vastatud. Kas arengupeetused vaimuhaige on haigem kui arengupeetusega vaimuhaige või vastupidi? Ja siis Otepääl täiesti tavaline igapäevaselt suvisel perioodil, seega ei näe midagi imelikku. See on õige vend, ta teab. See on su varikonto juba, jah. Näita mulle. Loe midagi. Ma ei tea, kas hommikune linnaliiklus on sellest kõige õigem koht, aga no jah, Tartu. Kell oli, tegelikult jah, kell oli 10 kuskil.
ja see ei olnud kõige, nagu siis ei ole enam nii palju lõikust ja sa ei sõimagi teda, aga vähemalt on näha, et ta sõidab elu eest, et sul eest ära saada. ja ma võtsin hoo sisse, et ma mõtlesin, et okei, ma ei sõida nagu aeglaselt, et ma just nagu, et ma ei jääks ette. Aga jah, nagu ma pidin sinna minema, et nagu koju saada üldse. Ehk siis oli näha üks päev, päris kiiresti suusatab. Ma tänan. Kiri Kristale, päris kiiresti. Kas see Iron ongi see official? Jaa, see Iron official on see, kes... Iron, sa paned kasutaja nimeks endale official. Palju sa arvad, et sul neid varikontosid tuleb? Elu kulgur. No samas tal on 182 followeri juba. 3 last. Ei, tegelikult ta tundub norm vana. Ma saan heidist ka aru, vaata. Ei, see on veits robustne, ma tean, aga samas mu mõte oligi see, et ma sõidan kiirelt eest ära, ma olen kodus ja ma ei häiri enam kedagi. Et nagu niikuinii tal ei muutunud midagi. Ta ise ütles ka kuskil kommentaaris, et järgmine foor oli niikuinii punane, et ta ei oleks saanud kiiremini kuhugi. Ma ei tea, mis me teeme nende murnusuusatajatega siis, jah? Jah, üks kommentaar, ega see Tartu maraton enam kaugel pole. Me suusapealinnale ka maru lähedal. No jah, ühe korra tulen Tartu suusatama või rulli sõitma ja kohe mingi jamana. Üks kommentaar, tahad ise lugeda seda või? Äkki on ta tulevane olümpiavõitja, muidugi kui ta ennast surnuks ei sõida. Ja siis siin on heade mõtete linn, üks lihtsalt naerab. Üks kategooriast, et linnaruum peab kõigile liiklejatele võrdsed avatud olema. Ma arvan, sa pead mingi siuke 12 tunni pärast tegema uue... Ei, ära 12 tee, siis on öö. Tee 24 tunni pärast uus kokkuvõte, ma arvan, see veel läheb käima, nagu see on juba selline... Aga see on mingi uued tunned, jah? Aga siin mingi räägitakse juba mingi muudest asjadest. Millest? Mingi, et teile nägid Tartus ühte mehikest elektrilise ratastooliga, kes arvas, et autotee serv on tema jaoks õige koht sõitma. Bro, ratastoolises saab ikka puid alla. See ainuke liigumisvahend, see on nagu, mõtled, et ma olen nagu iseseisev elu, sa läid elu nagu läinud, aga tänu kõik tehnoloogia arengule ja kõigele ma saan ise toimetada, ma ei ole kellegi jalus. Sa lähed välja ja laks Timoniga värd ja ei, see on mõnus. Kõigil ees ja lihtsalt Tobi päästab ainult. Airos pani ka, et tolles saan peaaegu isegi aru, aga mis häda on ratturi koperdada sõiduteel 10 kilomeetrit tunnis, kui rattatee või on piisavalt lai, kõnnitee on samas, samas. Natuke, siis see Airon vastas, et natuke hiljem kõlbas talle kõigi kõnniteele sõita, aga siis ma läksingi kõnniteele ja ma lõpetasin enda trenni, nii et sellepärast ma läksingi. Aga jah, ei no kindlasti oleks, aga siis ma oleks pidanud nagu aeglaselt sõitma ja nagu seal ohtlikum oleks olnud igatahes. See tundus nagu ohutum. Ma olen ka Kadrinas kõvasti sõidnud, aga kui ma ütlen välja Kadrina, siis see tähendab 4 autot nagu päevas, nii et seal nagu ei sega väga kedagi. Tartus, siin ka nüüd. Mirtel Pohla ütles kunagi, Jan Uuspõld läheb Tartusse. Esimeses osas, see mis on hea, see teine. Esimene osa. Mirtel ütles Jannile, et lähme Tartusse. Tartus pole nii raha vaja. Siis ma eeldan, et siin ei ole ka autosi ja kõigil ongi nagu hea tuju, aga võta näpust. Vanemuine ikkagi ajab kurjaks inimesed. Igatahes jah, väga lõbus. Ma olen väga rahul, et ma tegin seda. Võib-olla igaks juks enam Tartus rulli sõitma ei lähe. Õnneks pole väga põhjust ka. Aga samas võib-olla mingi videoideed, võib-olla peaks rohkem Tartus sõitma ja siis inimesed harjuvad ära. Ehk võite kommentaarides teada anda, mis teie sellest arvate, et ma arvan, et enamus minu jälgijad teavad, mis tunne on ise käia rullidega või rattaga sõitmas ja siis miks sõidetakse autotee peal, mitte siis selle kõnnitee peal, et see ei ole ju kergliiklustee, see on kõnnitee, mille peal mina selles videos ei sõitnud ja see käib üles-alla augud. Kõik see asjad, seda on üliraske seletada inimesele, kes pole seda ise teinud, nii et kui teil on mingi sõber, kes ei kannata, et tal on nii kiire, et ta peab ikka
et sellest probleemi tekitama, et tema mööda ei saa ja mis iganes, et siis saatke ta ise lihtsalt sõitma, küll ta siis aru saab. Nii et jah, ma arvan, et sellega paneme selle teema lukku hetkel, või no mina panen, teie võite kommentaaridest teada anda, mis te arvate sellest. Ja lõpetangi selle video siin, natuke teistsugune video kui tavaliselt, aga kindlasti teema, millest tuleb rääkida. Nii et jah, praegu pange videole like, subscribe ja näeme järgmises videos. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Okei, ma lähen ära!